Saksa ajal ta saatis Hitlerile kirja. Vene ajal ta saatis Stalinile kirja. Ütles, kõrgu lähete kõik. Siis võeti ta kinni, pandi hullumaja. Ta päästis terve hullumaja ära. Niimoodi kasutas Jumal seda mees. Siis ta pani ja siis üks mees viskas kiviga ja siis tal 2 esimest hammast löödi sisse. Sellepärast, et see ruupuri kaudu see suur kivi läks selle ta esimest hammastega kui ta siin rääkis, siis need hambad olid nagu siin kohe selle esimese selle toru peale ja nii kui üks mees seal kiviga viskas, siis kohe see parajalt mitte eriti suur, aga see mees, teate, mis selle mehega juhtus? See mees oli muulane ja selle mehega juhtus selline asi, et see mees pärast ise tunnistas üles. See mees ei pilaseks, sest ta solvas Jumalat. Kuigi ta sai aru, mida ta tegi. Ta tegi seda ikka. Lahkusin sealt haiglast, anti mulle veel kõhutäis süüa ja siis võeti mul valva. Et sa uskumatu. 47 päeva omas jõus, igasugused vägevad usuvalved, igasugused vägevad kiitused tänud Jumala eest ja mõtle korraga võtta see valu ära. Uskumatu. Siis mõtlesin, kui Jumal, ma oled sa ikka ime teinud. Ja tema võttis nii sama järsku, kui see tuli. Ma ei tea, kus ta tuli. Nii sama järsku võtti see valu ära. Aga siis jäeti mulle veel natukeseks ajaks siia suure varva sisse. Suring jäeti sinna sisse. Siis ma mõtlesin, Jumal, mille jaoks seda vaja. Miks? Juba tuli miks. Siis Püha Vaim ütles, ma tundsin kohe sirget ja selgelt. Ei, see ei ole õige asi, mis sa ütlesid. Usaldada kõigest. Ma ütlen tõesti, usaldada kõigest. Kas me usaldame praegu, et Eestimaal tulevääk? Lihtsalt ma tahan teid kinnitada, et sinu sees on Püha Vaim. Ja see Püha Vaim on kõige tähtsam isik. Et saada teada, milleks ta on sind kutsunud, milleks ta on sind valinud, milleks isa tahab sind kasutada või kellele ta isa